Armeenia muinasjutt. Luiskaja. Oli see nüüd või mitte, kuid elas kord üks tsaar ning see tsaar kuulutas üle kogu maa. Kui keegi mõtleb välja sellise valejutu, et ma pean ütlema vale, siis saab ta endale pool tsaaririiki. Tuligi karjus, räägib, pikka iga meie tsaarile. Teate, minu isal oli selline madjakas, mis taevani ulatus ja seal kõik tähed segi ajas. Mis siis selles nii imelikku on, vastab talle tsaar. Minu vanaisal oli jälle niisugune piip, et kui ta ühte otsa pidi suus oli, siis ulatus teise otsaga päikeselt tubakale tuld võtma. Karjus kratsis kukalt ja läks minema. Eemalt tuleb rätsep, räägib juba joostes. Sa vabanda mind, tsaar, tahtsin küll varem tulla, kuid jäin ometigi hilja peale. Eile oli pikne pahuras tujus, põristas teine ja kärkis niimis hirmus, tõmbas viha hoos taeva lõhki. Ma käisin seda nüüd kokku õmblemas ja... Toredasti tegid, vastab talle tsaar. Ainult, et sa ei õmmelnud taevast kuigi tugevasti kokku. Näe, täna hommikul tibutas, hakkab jälle tibutama. Rätsepki pidi tühjade kätega tagasi minema. Sealt tuleb aga vaene talupoeg, mõõt kaenla all. Ja mis sinul vaja on? Pärib tsaar temalt. Aulik tsaar, sa oled mulle mõõdu kulda võlgu. Tulin nüüd sellele järele. Mõõdu kulda? Mis jutt see on vale. Ma pole sulle midagi võlgu. No kui see vale on, siis anna mulle pool tsaaririiki. Olen sellegagi rahul. Ei, sa räägid tõtt. Tahtis tsaar end loost puhtalt välja keerutada. Aga kui ma tõtt räägin, no siis puista aga kuld kähku mõõtu, lausus selle peale talupoeg. Muinasjuttu luges Margus Prangel, Von Kleeni teater 2020.